kusagil 21 lehekülge ta on, noh, kirjandusallikad on hästi palju, et lugemist on mingi 19 lehekülge ja ma usun, et noh, niisuguseid nüansse, mida ma täna ei jõua rääkida, et saate kindlasti sellega tutvuda ka selles teabematerjalis, nii et ma tõesti soovitan selle kõigil nagu läbi lugeda. Aga noh, teema on hästi lai, sest biokirmetest on avaldatud eraldi selliseid õpikuid, raamatuid. Noh, osaliselt on nad, nagu ma ütleksin, tööstuste jaoks kindlasti nagu liiga teaduslikud, et praktilise tööstuse või toidukäitlemisettevõtte jaoks võib-olla see minu koolitus, videoloeng on nagu piisav selleks, et seda põhiteadmist nagu saada. Ja kuna nüüd on eestikeelne teabematerjal olemas, et siis saate ka juurde lugeda. Nii et minu mõte täna on see, et hakkan rääkima, mis need biokirmed on ja miks nad toidukäitlemisettevõtetes probleemiks võivad olla ja kuidas saab neid tuvastada üldse ja kas nende vastu on võimalik ka kuidagi võidelda, et eks kas neid on võimalik hävitada, ennetada, eks ole, võib-olla isegi olulisem. Kõik see info peaks täna ka mingil määral ette kantud saama. Alustaks nagu sellest, et kes siis võis olla see inimene, kes esmalt biokirme avastas. Noh, ma usun, et avastajad võidi olla nagu selle olemuse järgi, nagu see Antoni van Leeuwenhoek siin kirjutab, et kes nagu tunnetab, et midagi hammastel oli, eks ole, eks neid inimesi oli juba kaua enne Antoni van Leeuwenhoek, aga tema vähemalt esmakordselt nagu kirjutas aastal 1684, et uuringutele toetudes järelduse, et äädikas, millega ma oma hambaid pesin, tappis üksnes neid loomi, mis paiknesid hammaste välimises kestas, kuid ei suutnud läbida kogu kesta. Et see on siis avaldatud aastal 1932 ajakirjas Nature Dobelli poolt. Ja siis veel, et ta lisas, et neid loomakesi, noh, niinimetatud loomakesi, eks ole, on inimese hambakatus nii palju, et ma usun, et need ületavad inimeste arvu maailmas. Noh, kui nii võtta, siis ta ju suurepäraselt tabas ära, mis see biokirme on, et omal ajal ta seda nimetust muidugi ei andnud sellele nähtusele, kuid siiski ta rääkis kestast. Ta rääkis nagu seda, et puhtalt mingi kemikaali mõju ei ole nagu piisav selleks, et seda kesta läbida ja teatud nii-öelda olevusi hävitada. Nii et minu arvates on see suurepärane biokirme olemuse tunnetamine. Ja siis, mis need oma olemuselt siis on? No eks ta eelkõige on ikkagi pinnale kleepunud bakterid. Noh, siin võib natukene vaielda ka, et biokirmed võib olla natuke erineval moel, et ta on kas limakihina või siis ta tõesti on nagu tugevalt kinnitunud juba pindadele, aga ettevõtte kontekstis, ettevõtte probleemide kontekstis kindlasti suurem probleem on see, kui nad on juba pindadele tugevalt kleepunud. Ja me ei saa rääkida siin, et tegemist on ainult bakteritega, et noh, kui biokirmetest hakati kirjutama ja teadusartiklid avaldama, et siis arvati, et eelkõige bakterid moodustavad biokirmeid, kuid tegelikult igasugused mikroorganismid. Nii et ma võin ka öelda, et ka muud mikroorganismid sõltuvad toidumaatriksist ja toidutootmiskeskkonna iseärasustest. Iga tootmiskeskkond, iga toidukäitlemisettevõte on selles suhtes nagu eraldi nähtus ja need biokirmed ei ole kindlasti selline nähtus, mida me võime öelda, et kui näiteks listeeria monotsütogeeneses mookirme, et see on sarnane ühes ja teises ja kolmandas ettevõttes. Esiteks ei ole sellist biokirmet olemas, kus ainult listeeria monotsütogeenes eksisteeriks selle EPS nii-öelda ehk selle rakuvälise polümeerse aine massi all või sees. Et sellist biokirmet ei ole olemas. Nii et ma lähen siit edasi, et esiteks on pinnale kleepunud mikroorganismid. Noh, eelkõige siiski kõige ohtlikumad on bakteriaalsed taustad, siis kindlasti seal on orgaanilisi aineid, seal on anorgaanilisi aineid ja siis kokkuvõttes need mikroorganismid ise hakkavad tootma. Seda nimetatakse rakuväliseks polümeerseteks aineteks, seda lühendatult nimetatakse EPS-iks, mis tuleneb inglise keelest extracellular polymeric substances, mis koosneb siis põhiliselt eksopolüsahariididest, valkudest, nukliinhapetest. Et see on selline mass, mis tegelikult oma olemuselt lõppkokkuvõttes siis nagu katab neid mikroorganisme, mis selle biokirme kooslusesse kuuluvad. Ja biokirme puhul on hästi tähtis see, et seal peab olema kättesaadav vesi, et kui seda vett ei ole, kui on ideaalsed kuivad tingimused, et siis tegelikult biokirmed moodustuda ei saa. See on väga oluline sõnum muidugi, et mõelda, et kuhu need biokirmed võivad siis nagu kergemini moodustuda. Ja nagu ma ütlesin, et enamasti biokirme ei koosne ühest bakteriliigist, vaid on erinevate mikroobiliikide nende poolt toodetud ainete kooslus.
ja biokeermes on need mikroorganismid siis tihedalt ümbritsetud rakuväliste ainetega ning moodustavad selliseid seente ja tornikeste kujulisi moodustusi. Kui morfoloogiat vaadata, et siis ta on päris nagu huvitav moodustis ja hästi plastiline, ma ütleks, et ta on paindlik, et teda on raske seetõttu ka hävitada, et ta ei ole jäigalt pinnale kinnitunud, vaid ta on nii-öelda liikuvuses. Ta on hästi painduv nähtus. Ja nende moodustiste vahele jäävad siis veekanalid, mis kannavad loomulikult siis toitaineid, lahustanud hapnikku ja teisi vajalikke ühendeid, enamasti siis mikrokolooniatena paiknevatesse nii-öelda rakkudesse, aga lõppkokkuvõttes need toitained ja need peavad jõudma rakkudesse, muidu ei saaks rakud seal ju, ehk näiteks bakterid ei saaks seal eksisteerida. Ja me võime öelda siis, et biokeerme teket võib kirjeldada mikroorganismide kihtide tekkena pindadele, millele nad eelnevalt on kinnitunud, nii et see kinnitumisfaas on ülitähtis biokeerme moodustumiseks või eeltingimus biokeerme moodustumiseks. Ja seda soodustavad siis, nagu mul siin punaselt on esitatud, vee orgaanilise, anorgaanilise mustuse ning kahjustunud pindade olemasolu. Ja bakterid, ka teised mikroorganismid on oma olemuselt võimelised koloniseerima nii siledaid kui karedaid pindasid. Nii et see, et nad kinnituvad sellistele kahjustunud pindadele, karedatele pindadele, et see on müüt. Et nad on võimelised siledatele pindadele kinnituma, et andke see võimalus ja ärge seda protsessi segage, siis need biokeermed tekivad igasugustele pindadele. Ja samuti on teada, et biokeermed tekivad kiiremini hüdrofoobsetele, mittepolaarsetele pindadele ja aeglasemalt siis hüdrofiilsetele pindadele. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, et täielikult kuivadele pindadele biokeermed iseenesest tekkida ei saa. Ja loomulikult seda protsessi mõjutavad väga paljud erinevad faktorid, näiteks siis konkreetsete mikroobitüvede omadused, pinnamaterjali omadused, keskkonnaparameetrid, näiteks pH, toitainete olemasolu, temperatuur ja nii edasi. Nii, siin need erinevad faasid on väga olulised, et kui me ütleme, et ta on nagu biokeerme tekke on järk-järguline, et siis järelikult on mingid faasid, kus meil on võimalik võib-olla selle biokeermega nagu paremini võidelda, ehk selle biokeerme tekke esimesed järgud. Siin on öeldud, et biokeerme teke on järk-järguline, mis tavapäraselt algab üksikute rakkude pindadele kinnitumisega ning nende poolt rakuväliste polümeersete ainete, näiteks eksopolüsahariidide tootmisega. Ja see on tõesti esimene faas, seda nimetatakse veel pöörduvaks faasiks. See tähendab seda, et need mikroorganismid on tavapärase täiesti korrektse sanitatsiooniga pindadelt keeravad ja hävitatavad. Et kui selles faasis nii-öelda, mina nimetan alati seda selleks, et kui rakendada igapäevaselt korrektset sanitatsiooni, meil selliseid olulisi probleeme ei ole pindadega, eks ole, et ei ole midagi, mingid pinnad ei ole nagu liigselt, ütleme nii, purunenud, ei ole liigseid kahjustusi pindadel ja nii edasi. Ehk siis see tähendab seda, et need pinnad on kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad, et siis tegelikult on see firma ju tekkinud. Aga kui see protsess on juba, see esimene faas on aset leidnud, et siis me võime juba öelda, et nüüd biokeerme just nagu areneb, eks ole, ja seal tekib juurde uusi bakterite mikrokolooniaid ja see mikrokoloonide moodustumine juba tähendab nagu seda, et ahaa, et neid ongi raskem hävitada ja kindlasti juba need bakterid või teised mikroorganismid hakkavad tootma siis seda EPS-i massi ja sellesse biokeerme maatriksisse tekivad need veekanalid ja muutub ka tegelikult bakterirakkude füsioloogia ning koguni geeniekspressioon. See geeniekspressiooni muutus on omaette niisugune teaduslik nähtus. Selles suhtes, et see teaduslikult annab sellele läheneda päris süvitsi, aga see tähendab tegelikult seda, et need mikroorganismid, mis biokeerme kooslusesse nagu on jõudnud või on haaratud või on sinna sattunud, et nad tõesti hakkavad spetsiifilisi tootma. See on kõik strateegia selleks, et neid bakterirakke või mikroorganismide rakke kaitsta. Selles nii-öelda keskkonnatingimustes, mis tegelikult alati on mingil määral mikroorganismidele ju kahjulikud, eks ole, et mikroorganismid selleks, et ennast kaitsta. Aga selles faasis veel, kus on see niinimetatud teine järk, et selles tegelikult faasis on ka võimalik täiesti sellise tavapärase sanitatsiooniga bakterirakke veel eemaldada. Ja edasi juba läheb asi hullemaks, sellepärast et toimub juba tugev kinnitumine pindadele.
ja selles faasis, kui ei rakendata nüüd näiteks füüsilist või mehaanilist energiat, et siis on juba rakkude eemaldamine pindadelt oluliselt raskendatud ning enamasti tegelikult see eeldab ka sellise süvapuhastusmeetodite rakendamist. Et ehk kui rakud on sellised mitte seotud pindadega, neid nimetatakse ka nii-öelda hõljuvateks rakkudeks, et siis neid on suht kerge hävitada, aga kui nad on juba kinnitunud, on mikrokolooniad moodustunud ja sealt juba edasi on nii-öelda toodetud seda EPS kattemassi ja nii edasi, et siis on juba neid tõesti suht raske hävitada. Ja võime öelda, et see rakkude olek, mis võib olla ju erinev või algab ikkagi ta pihta nagu sellest, et esialgu on need rakud üksikud, et see väga palju mõjutab bakterite kasvumäära, ta mõjutab ensüümide aktiivsust ja ta mõjutab ka tundlikkust antibakteriaalsetele ainetele, ka sellest me räägime kohe edaspidi. Nii et väga lihtne visuaalselt nii-öelda hoomatav joonis oleks nagu siin see, et millised faasid nagu on biokirme tekkes, et kõige olulisem faas biokirme tekkeks on tegelikult see kohanemisfaas, et kui me ei lase seda kohanemisfaasi tekkida, ehk veel kord, et sanitatsioon toimib nii, nagu ta peab toimima, et siis ei ole biokirme tekkeks mingeid võimalusi. Teine faas on siin toodud, põhimõtteliselt juba selles teises faasis hakkavad rakud tasakesti kinnituma, et enamasti võiks olla tegemist veel sellise pöörduva nähtusega, et on võimalik veel sanitatsiooniga seda biokirmet hävitada. Kuid kolmas faas on juba see, kus rakud on tugevalt kinnitunud, nad paljunevad ja siis toodavad seda EPS massi ja modifitseerivad kogu see nii-öelda mikroobide koostus, modifitseerib siis seda mikrokeskkonda. Et põhimõtteliselt on siin välja kujunenud juba selline niinimetatud biokirme raske hävitada. Ja mitte unustada nagu seda, et valmis biokirmet on võimalik levitada, et olgu siis näiteks selline tüüpiline sanitatsiooniviga nagu kõrgsurve kasutamine, kui meil on ikkagi tegemist kirmetega, kindlasti see kõrgsurve on võimeline neid biokirme osiseid pinnad lahti haarama. Surve on ju päris suur mehaaniline surve, aga sellega nende samade aerosooli osakestega kantakse juba seda valmis või välja kujunenud biokirmet väga uutele pinnadele. Nii et ja samas näiteks töötajate jalgadega on võimalik seda kanda edasi, kui on tekkinud kuhugi põrandapinnale see biokirme. Väga tüüpiline koht, kus ta võiks nagu tekkida, on nende kanalisatsioonitrappide lähedus ja nii edasi, mis on tegelikult enamikele ettevõtetele ju probleemiks ja kus need erinevate patogeenide nišid ja ka mitte ainult patogeenide, vaid ka toidu riknemist mõjutava mikrobiota nii-öelda võib nii-öelda leida sellise hea niši enda jaoks ja seega ta võib kujuneda ettevõtte jaoks sellise püsisaasta allikaks. Nii et eks need kanalisatsioonidest on ja nendest ja nendest sanitatsioonist tervikuna on meil tootmishügieeni koolitustel ju palju räägitud. Ja see on oluline, et see ei ole see info, et a la stiilis, et miks see piirkond peaks olema või see ala peaks olema nagu erilise tähtsusega, ta on lihtsalt. Et mõelge, kust rohkem vett läbi liigub, kus rohkem toitained läbi liigub ja see on kõik need tingimused, need eeltingimused biokirmete tekkeks ja kus on raske ka neid mikroorganisme hävitada, eriti siis, kui need on juba kuhugi pindadele kinnitunud. Nii et me võime öelda, et need biokirme tekke etapid, neid on kirjandusallikates väga palju nagu kujutatud, et ikkagi esiteks peab olema selline soodne keskkond mikroobide kinnitumiseks ehk see pinnaomadused, siis selline sobiv toidumaatriks. Ma usun, et kõik toidud oma olemuselt on suht maatriksid biokirme tekkeks, aga kui nad ikkagi on liigselt happelised ja nii edasi, et siis on tõenäoliselt ka mikroobidele raskem nagu koheneda, aga sellised klassikalised toidumaatriksid nagu piim ja liha näiteks on ülisobivad maatriksid. Piisavalt niiskust, mitte patogeenide olemasolu ainult, vaid mikroorganismide olemasolu. Veel kord, et ei tohiks tekitada sellist väärarusaamist, et biokirme on mingisugune nähtus, kus ainult patogeenid omavad nagu rolli, et ei, see päris nii ei ole. Et väga erinevad mikroorganismid kuuluvad biokirmete koostisesse. Ja siis kindlasti toitainete olemasolu ja nagu ma eelnevalt mainisin, et kui ei ole see sanitatsioonitoimingud, ei teostata korrektselt ehk siis ebapiisav puhastamine, me ei leia neid nišše üles
toidujääkide kogunemiskohad ja kõik sellised on need, kus need biokirmed kergemini nagu tekivad. Ja osades ettevõtetes on ju võimalik, et on juba varasemalt probleeme. Neil on välja kujunenud näiteks ettevõtte spetsiifilised püsitüved. Püsitüved on kindlasti väga suureks probleemiks seetõttu, et nad on ju resistentsemad negatiivsete keskkonnategurite suhtes, kaasa arvatud näiteks desinfitseerimisainete suhtes ja nii edasi. Ja kui tüved peaksid, veel kord, et seal on võimalik see rekonatsioon, et nad võivad uusi pindu haarata, et siis need püsitüved kindlasti, mis on juba tootmiskeskkonnaga nii-öelda kohanenud, et nad moodustavad ka need biokirmeid märkimisväärselt kiiremini kui alles sellesse keskkonda sattunud mikroorganismid, mis peavad hakkama ju tegelikult kohanema selle keskkonnaga. Nii et nemad on ammu juba kohanenud ja nendel seda faasi ehk see niinimetatud paljunemisele eelnev lakkfaas on suhteliselt lühikene. Ja geeniekspressioon seal kindlasti toimub, et need mikroorganismid, mis tavapäraselt teatud ühendid ei pruugi üldse nagu toota, et on leitud teadusuuringutega, et hakatakse ikkagi sellesse EPS-massi tootma selliseid aineid, mis omakorda neid mikroorganisme kaitsevad. Ja lõppkokkuvõttes ongi meil tegemist siis välja kujunenud biokirmega pindadel, mida on juba tunduvalt raskem hävitada kui neid üksikuid rakke või siis tõesti koloonid ei ole veel omavahel laatunud ja nii edasi. Ja siin on üks näide, mida ma olen ammu oma koolitustel näidanud, et elektronmikroskoobi alt tehtud pilt Listeria monocytogeneses moodustunud biokirmest. Jällegi see, et miks ta on Listeria monocytogeneses, kuna väga palju katseid on läbi viinud lammustes ja siis on nagu tahtlikult teatud pindasid saastatud. Ja siis võime väita seda, et on tegemist selgelt Listeria monocytogeneses moodustunud biokirmega, kuna on kasutatud spetsiifilisi Listeria monocytogenesi tüvesid selle katsete läbiviimiseks. Ja mõelda on see, et tegelikult, et see biokirme kui selline nähtus tekib suhteliselt kiiresti, et anda sellised optimaalsed tingimused, niiskus, toitained, ei pea olema eriliselt mingi eriline pind selleks, võib-olla suht suvaline pind, et siis ta on võimeline juba teatud aja jooksul kinnituma. Eriti patogeenide puhul me ju teame seda, et nendel on see kinnitumine nagu kiirem ja see leiab kõik aset suhteliselt lühikese aja jooksul. Siin on nagu näidatud see, et ajaline kestus jällegi suht ideaalsetes tingimustes, laboritingimustest läbi viidud katsed, et kus väga kiiresti tekivad need biokirmed, et siis üksikutest rakkudest alates juba siis tasakeste mikrokolooniad, need omakorda laatuvad, eks ole, lõppkokkuvõttest on tegemist sellise bakteri või eriti mitte ainult bakterite, vaid mikroorganismide massiga, mis hakkab tootma seda EPS katet, mis on näha siin ka värvistununa erinevalt, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes on tegemist sellise väga suure mikroorganismide massiga suhteliselt lühikese aja jooksul. Ja teine pilt on ka väga illustreeriv minu arvates, sellepärast et siin on nagu näha need tornikujukesed moodustised. See on see katse, kus kasutati klaaspinda, et ideaalne nii-öelda silepind ja leiti, et tegelikult see biokirme moodustus suhteliselt kiiresti sinna. Jällegi rakendati suhteliselt ja toimus kinnitumine, kiire bakterite paljunemine, suhteliselt kiire bakterite paljunemine, sest tegemist oli optimaalsete tingimustega. Ja kõik see kontrastselt värvustunud alad on nagu siis sellised bakterimassid, mis on natukene seenekujuliste moodustistena siin näha. Ja peal on nagu heledamalt nii-öelda värvustunud ala, mis on see EPS kate. Ja siin on ka, kuna siin avaldati mehaanilist survet, et siis teatud see bakteria biokirme osised nagu eraldusid, kuid see põhimikroobide mass kenasti püsis sellel pinnal, nii et selliste lihtsate veesurve näiteks, mis siin avaldati, et see ei olnud piisav, kindlasti kaugeltki ei olnud piisav selleks, et biokirmed hävitada. Ja biokirmed võivad tekkida ka erinevates nii-öelda CIP-süsteemides, näiteks joogiveesüsteemides, kusjuures nad võivad olla nii saastajad kui teatud mõttes nagu kasulikud, et biokirme kui sellist nähtust kasutatakse ka tänapäeval juba ära. Näiteks filtreerimissüsteemides toimivad filtrikeskkonna pinnad mikroobide kinnitumise ja kasvu toetajana, mille tulemuseks on biokirme, mis on kohandatud kasutama selleks konkreetses vees leiduvat orgaanilist ainet. Ja bioloogilise filtreerimise lõpptulemus on siis vees leiduva orgaanilise süsiniku
muundamine bakteriaalseks biomassiks. Ideaalis immobiliseeritakse see biomass filtermaterjalile ja eemaldatakse näiteks tagasipesutsükli ajal. Et veel kord, et ei saa öelda, et need biokirmed on ainult kahjulikud nähtused, et seda omadust mikroorganismidel moodustada biokirmed on võimalik ka ära kasutada inimese kasuks. Ja aga kui rääkida, siis kindlasti ei ole ainult toidukamisettevõtted see koht, kus biokirmed tekivad, vaid võime öelda, et igale poole, igal ajal. Ta on humaanmeditsiinis, kindlasti veterinaarmeditsiinis, samamoodi siis jahutusveesüsteemides on tekkinud probleeme ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult see on veel kord hea ütlus on selle kohta niimoodi, et nad tekivad põhimõtteliselt ju igal ajal, igale poole. Ja ma võin öelda, et väljakutse toidu tootmisel on päris suur, sest toiduainetööstus on ju sobiv keskkond biokirmede tekkeks. Ettevõtted võivad olla väga komplekssed, võivad olla pikad tootmisperioodid, suured tootmismahud, on kindlasti ka toiduga kokku puutuvate pindade suur pindala. Ja veel kord, et kõik see komplekssus, toidu kogunemiskohtade nii-öelda olemasolu ja nii edasi, kõik see võimaldab siis või soodustab biokirmete teket. Ja on leitud, et mida on võimelised kinnituma väga erineva koostisega pindadele. Siin on lihtsalt mõned näited toodud, et polüpropüleen, klaas, roostevaba teras ja nii edasi. Nii et ei ole tegelikult põhimõtteliselt sellist pinda olemas, mille nad ei suudaks nagu kinnituda. Et küll on leitud tänapäeval võimalusi nagu selleks, et kuidas neid pindasid nagu töödelda selleks, et need biokirmeid saaks nagu eemaldada. Ja nendele pindadele kinnitumise järgselt siis järgneb loomulikult biokirme väljakujunemine, mis tuvalt ettevõtte tootmiskeskkonna tingimustest võib aega võtta vaid mõni tund kuni ka mõni päev. Et mõni tund pigem käib sellise olukorra kohta, kus juba meil on tegemist ettevõttega kohanenud, ettevõtte tootmiskeskkonnaga terviklikult kohanenud mikroorganismidega, kes on tegelikult ka juba biokirmed moodustunud. Ja nagu ma eelnevalt tõin teile näite, et kui biokirme on võimeline ju levima, et kui see biokirme osis satub kuhugi uuele pinnale, et siis tegelikult see tekke kui selline, tema areng on kindlasti palju kiirem võrreldes sellega, kui mikroorganismid esmakordselt satuvad mingisugusesse keskkonda ja pindadele. Ja ma olen korduvalt öelnud, kuid kordame siis veel, et biokirmed võivad moodustada nii patogeensed kui ka toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid, nii spoore moodustavad kui ka vegetatiivsed rakud. Ega spoorid iseenesest ei moodusta, ei ole suutelised kindlasti biokirmeid moodustama, aga kui see vegetatiivne staadium tuleb, et siis nad on võimelised seda tegema. Siin tegelikult tahetakse ja see kirjandusallikas, mis mul on siin kasutatud, tahtis tegelikult öelda nagu seda, et jällegi, et igasugused erinevad mikroorganismid on võimelised biokirmeid moodustama. Ja biokirmete olulisus toiduainetööstusele on kindlasti suurem toitude puhul, mille puhul võib ristsaastumise kaudu aset leida toidu saastumine patogeenidega, näiteks nagu listeeria monotsütogeenes, salmonella, Shiga toksiini tootev Escherichia coli. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, et minu arvates on päris hirmutav fakt iseenesest, et on leitud, et koguni 80% bakteriaalsetest toiduinfektsioonidest inimestel on tingitud tegelikult biokirmete kaudu levivatest toidupatogeenidest. Et tundub jällegi, kui mõelda nüüd selle peale, mida see võiks tähendada, tähendab ju seda, et kindlasti kõige suuremaks probleemiks toidukäitlemisettevõtetes on näiteks need kuumtöötlemisjärgsed alad või näiteks kui on eelnevalt rakendatud mingit bakteritsiidset etappi, eks ole, on ju päris selge, et toidus need mikroobid puuduvad või patogeenid puuduvad, aga on siis need niinimetatud näiteks kuumtöötlemisjärgsed alad, kus võivad olla ka tekkinud biokirmed ja loomulikult, et selline valmis toit võib sellisel juhul väga lihtsalt saastuda. Ja on öeldud, et biokirmed ei põhjusta probleeme mitte üksnes toiduainetööstuse hügieeniga seonduvalt, vaid torustikest tekkima põhjustavad nad ummistusi ja energiakadusid kondensaatorites, näiteks veeringlussüsteemides, tööstusseadmete jahutussüsteemides. Ma tean, et pastorisaatorite plaatides nii-öelda on olnud väga tugev probleem, et kus mõnedes tööstustes, kus nii-öelda pastoriseeritud vedelikes on leitud
nii-öelda mikroorganisme ülemäärases koguses või isegi patogeensed, et kusagil peab olema see biokirme, aga iseenesest see näide, et ta on võimeline ka sellistes kohtades nagu tekkima, kui ta on juba tõesti nagu klassikaline biokirme moodustunud, siis ka sellise termilise energiaga on teda suhteliselt raske järelikult hävitada siis. Ja nii, kõik see jutt tegelikult on nagu öeldud, aga need erinevad keskkonnategurid, mille suhtes biokirmes olevate nii-öelda rakkude vastupidavus tõuseb, et eks see tähendabki nagu seda, et nad on resistentsemad nii pesukemikaalide kui desinfitseerimisainete suhtes ja nagu ma just mainisin, ka temperatuuri suhtes. Nii, ja see püsisaasteallikas, potentsiaalne püsisaasteallikas, kui nii mõelda, et kuidas üldse sellised tüved võivad ettevõtetes tekkida, et see peab olema selline, esiteks on teisi võimalusi muidugi ka, näiteks, et alati ei pea olema seal taga biokirmed nähtusena, aga näiteks kui on ikkagi mingid nišid, kus inimese poolt teostatud sanitatsioon ei ole lihtsalt piisav või piisavalt efektiivne, et siis sellised alad on kindlasti need kohad, kus mikroorganismid hakkavad paljunema, võivad kaua aega püsida, võivad seega põhjustada ka sellist pidevat tootmiskeskkonna ja toitude saastamist. Loomulikult, kui juba on biokirmed tekkinud, et siis võime küll väita seda, et tegemist on potentsiaalse püsisaasteallikaga. Ja need püsitüved, ei saa muidu tekkida, et seal peab olema ikkagi pikem aeg taga, kus nii-öelda ettevõte ei ole suutnud nende nišše hävitada. Ja seega, mida kauem nad tootmiskeskkonnas püsivad, seda resistentsemaks nad muutuvad. On leitud, et see ettevõtte spetsiifilisus ongi nagu tingitud nagu sellest, et nad konkreetses tootmiskeskkonnas on võimelised püsima nii pikka aega. Ja seega kõik see uued põlvkonnad, mis sinna peale tulevad, mikroorganisme, et nad tasakesti muutub ka see genotüüp. Ja meil on endal neid näiteid siin Eestis ja kui üle kogu maailma, selle kohta on väga palju teaduslikku kirjandust tänapäeval avaldatud, nii et mitte kellelegi ei tohiks see tulla nagu üllatusena, et tegelikult ettevõtte spetsiifilised püsitüved on täiesti olemas. Täna on olemas selleks ka võimalused, kuidas neid uurida. Ma tean, et mul on isegi mõned slaidid vist selle kohta tehtud. Ma jõuan natukene jutuga ettepoole oma slaididest, kuid veel kord, et kellelgi ei oleks mõttekas vaidlustada seda teemat, et ettevõtte püsitüved või ettevõtte spetsiifilised püsitüved on täna teaduslikult tõestatud juba päris tugevalt. Nii, põhimõtteliselt on siin slaidil võib-olla see info, ma need kord meelde tuletada, eks ettevõtetes see töötaja on üks selline nähtus, kes liigub ja võib seega ka probleeme põhjustada. Nii et ka neid mikroorganisme, olgu nad biokirme peituvad või elutsevad mikroorganismid või mitte, et siis loomulikult töötajad võivad need edasi kanda. Siin on toodud jällegi see näide jalanõud, erinevad tööriistad, liikuvad töövahendid, näiteks transportkärude rattad, transpordid ja nii edasi. Ja kõik need kriimustused, mikropraod ja muud vigastused loomulikult soodustavad biokirmede teket, et mikroorganismidena on võimalik seal peituda, võib-olla siis ka paremini seda sanitatsiooni nagu üle elada ja anda natukene aega. Kindlasti seal nendes nišides on ka toitained piisavalt olemas, mingil määral niiskust ja hakkabki pihta nii-öelda bakterite paljunemine. Ja kui see on juba kinnitumine, paljunemine, kui tekivad mikrokolooniad ja sealt läheb see asi nagu edasi, kuni tekib see päris küps biokirme. Öeldakse, et kasutatavad pinnamaterjalid peavad olema tugevad, korrosioonikindlad, siledad, kergesti pestavad, desinfitseeritavad, seda on kerge. Loomulikult ükski pind tegelikult toidukäitlusettevõttes ei ole nii sile, et sinna mikroorganismid ei saaks kinnituda, eriti teatud tüübid mikroorganismid. Siin on öeldud, et metallpindadel, kaasa arvatud roostevaba teras, võib biokirme soodustada näiteks roosteteket. Tõesti see mikroobide mass, mis on tekkinud pindadele, ta hakkab mõjutama ka pinna omadusi. Muidu me teame, et sanitatsiooni puhul need desinfitseerimisained põhjustavad korrosiooni, on teaduslikult hästi tõestatud, et ka see mikroobide mass, kirmed iseenesest hakkavad mõjutama
pinna materjali omadusi ja lõppkokkuvõttes tähendab seda, et tekivad kahjustused, mis omakorda soodustab siis sellise biokirmede teket või püsima jäämist. Ja väga näiteks, kui eraldi vaadata patogeene, et siis Listeria monocytogenes on kindlasti selline väga hea näide patogeenist, milline võimeline kergesti moodustama biokirmeid, sest ta on võimeline kinnituma, ta on võimeline väga erinevatele pindadele ja ta on tegelikult ju suhteliselt vastupidav erinevatele tootmiskeskkonnast tulenevatele stressoritele. Nii et Listeria monocytogenese koolitusel oleme sellest ju palju rääkinud, nii et mida vastupidavam on mikroorganism, seda paremini ta sobib ka oma olemuselt biokirmete koostisesse. Listeria kindlasti on võimeline selles nišides, toidukäitumisruumide nišides püsima aega. On selliseid teadusartiklid, mis on tõestanud, et lausa 10 aastat on mingi konkreetne tüvi tootmiskeskkonnas püsinud, mis tähendab ju olemuselt seda, et ettevõte ei ole suutnud neid niše leida selle terve 10 aasta jooksul. Ja kui sa ikkagi seda niše ei tuvasta ja seal ei rakendada sellist korrektset sanitatsiooni, et siis loomulikult see bakteritüvi püsibki seal pikka aega. Ja Listeria püsivus on tingitud tema omadustest, näiteks kiire kohanemisvõime, biokirme moodustamisvõime, madalatel temperatuuridel paljunemine ning pesukemikaalide ning muude keskkonnategurite hea talumine. Ja ta on veel ka ju halofiil, eks ole, et ta talub väga kõrgeid soolakontsentratsioone. Ja biokirme tekke asukohtadeks, et jällegi kui mõelda, et sanitatsiooni peale mõtleme, mitte ainult sanitatsiooniskeemide peale, vaid proovivõtuplaanide peale mõtlema, sest olgem ausad, et ka need proovivõtuplaanid peavad olema läbi mõtestatud nagu aru saades sellest, et biokirmed võivad kergesti ettevõttes tekkida, et siis kui me mõistame nüüd täna seda, et biokirmed tekivad kergesti ja me mõtleme ka selle peale, kuhu nad võivad tekkida, et siis tuleks ka tõenäoliselt neid proovivõtuplaane muuta selles suunas, et enam võtta proove just nimelt sellistest võimalikest nišidest. Ja siin on nagu välja toodud, et biokirme tekke asukohtadesse on reeglina sellised alad, mis asuvad toiduga otseselt kokku puutuvate pindade lähedal. Nad vajavad ju toitaineid ja nii edasi, eks ole, aga nad ei pruugi olla loomulikult see pind, mille peale sanitatsioonis kõige rohkem tähelepanu pööratakse, on otseselt toiduga kokku puutuvad pinnad, kuid unustatakse ära, et need nišid on just nimelt need külgnevad alad eelkõige. Ja siis nad on kindlasti ka raskemini puhastatavad ja seal peab olema teatud niiskus ja kõik see eriti listeeriatele, kuid mitte ainult listeeriatele. Ja siin on veel toodud kirjandusallikatest näiteid, et kus on siis näiteks Listeria monocytogenese tuvastatud, eks ole, ta on biokirmes, ta ei ole seal üksinda. See on ju bakterite või erinevate mikroorganismide koostus. Kuid kui me proove võtame ju konkreetsete mikroorganismide suhtes, eks ole, näiteks kui tuvastamise meetod näeb ju ette seda, et uurime ju seda proovi, analüüsitakse konkreetse mikroorganismi suhtes ja väga sageli ju võetakse täna proove Listeria monocytogenese kontekstis. Eks seal ongi vist tekkinud see, ma arvan, see vale arusaamine, et biokirme moodustavad retseptid, mis tegelikult on väär arusaamine. Aga näited on siin põrand, kanalisatsioonitrapid, kui ka muidugi töötlemisseadmete pinnad. Ja kanalisatsioon on oluline, sest need äravoolud toimivad Listeriaga või ka teiste mikroorganismidega nii-öelda saastunud vee kogumispunktidena ning tagavad patogeeni kasvamiseks vajalike toitaineiskuse olemasolu väga hästi, nii et need eeltingimused on super hästi seal täidetud. Ja on öeldud, et kuigi kanalisatsiooni puhastamine on ebameeldiv ja keeruline ülesanne, on see Listeria tõrje jaoks ikkagi ülioluline. Ja Harrington on juba päris ammu väitnud seda, et Listeria monocytogenese biokirme võib tekkida ettevõttes 36 kuni 48 tunni jooksul. Ja need omadused, mida eelnevalt sai mingil määral juba mainitud, et patogeenide näiteks kleepumis- või kinnitumisvõime, kiiresti tekkiv resistentsus desinfitseerimisainete suhtes ja nii edasi, kõik see soodustab seda. Ja ebahügieenilise töötlemist soodustava kontaminatsiooni vaieldamatult, siis sellisel juhul tekivadki nii-öelda uued vektorid
töötlemisseadmed on ju kindlasti ammu juba nii-öelda leitud erinevate uuringutega, et on väga head patogeenide vektorid. Ja seega osakondade füüsilisel eraldamisel on tohutult suur tähtsus üldhügieenile ja me räägime, kui täna räägime biokirmetest, siis et see biokirmed ja ka võib-olla kui mitte rääkida biokirmetest, siis et mikroorganismid ei saaks levida ettevõttes, et ei saaks leida uusi nišše ja nii edasi, et siis need osakondade füüsiline eraldamine on väga tähtis, et meil on erineva riskiga alad, on madalama riskiga tootmisalad, on kõrgema riskiga tootmisalad ja nii edasi, et seal peab ikkagi see liikumine, kõik peab toimuma vägagi kontrollitult. Inimene, nagu te juba eelnevalt kuulsite, on üks väga suur mikroorganismide levitaja, biokirme levitaja ettevõttes, et siis inimese liikumine tuleb range kontrolli alla panna, et need inimesed, kes ikkagi töötavad sellistes nii-öelda sellistes hügieenitsoonides ja tootmisaladel, kus mikroorganisme vaieldamatult ongi rohkem liikumas, näiteks toorme töötlemisalad või käitlemisalad ja nii edasi, et nende liikumine peab olema nii rangelt paika pandud, et nad ei satuks kõrgematesse hügieenitsoonidesse. Kõige kõrgem hügieenitsoon vaieldamatult on need alad ettevõttes, mis on juba pärast nii-öelda bakteritsiidset etappi, ehk ma olen alati toonud selle näite, et kuumtöötlemisjärgsed, et seal on ülitähtis nagu vältida saastumist. Mida kauem ei suudeta patogeeni tootmiskeskkonna niši tuvastada ning hävitada, seda suurem on tõenäosus ettevõtte spetsiifiliste püsitüvede tekkeks ja isegi kui kasutati serotüpiseerimist, hiljem tuli siis juba sellised kuldsed standardid, nagu oli pulseeriv elektroforees ehk genotüpiseerimise meetoditena. Nüüd on meil täisgenoomne sekveneerimine, mis annab meile ulmeliselt paremad võimalused ka nende mikroobitüvede uurimiseks. Et varasemad näited siin on mul meelega toodud, palju varasemad näited, kuna juba siis tegelikult tõestati nagu seda, et teatud spetsiiftüübid võivad ettevõtetes püsida kuid, kui mitte aastaid. Nii et ka omaaegsete meetoditega ja omal ajal need autorid, kes sellised teadusartikli kirjutasid, väitsid nagu seda, et ettevõtetel võib olla tegemist probleeme püsitüvedega. Nii, ja kõik, et need püsitüved nii-öelda saavad üldse tekkida, et siis ma olen tegelikult põhimõtteliselt juba ette ära rääkinud selle, kuid kordame üle, et peavad olema ikkagi need tootmiskeskkonna nišide peitekohtade olemasolu, kuhu pesu- ja desinfitseerimisained õiges kontsentratsioonis ei jõua. Eks nad mingil määral ikka jõuavad, aga kui nad jõuavad alakontsentratsioonides, siis see tegelikult soodustab omakorda resistentsuse väljakujunemist. Nii et eks sellised ka robustsed vead, mida sanitatsioonis võidakse teha aeg-ajalt, kõik soodustavad seda, et mikroorganismid jäävad elama. Nendel on piisavalt niiskust, tõenäoliselt kui sanitatsioon ei ole nii või naa korrektselt teostatud, on ka toitainet piisavalt ja sealt see kõik alguse saab. Ja hiljem, kui ma räägin desinfitseerimisainetest ja desinfitseerimisainete toimest, eks ole, siis me ju teame, et lõppkokkuvõttes sõltub ka kõik sellest, et kas me teame nagu piisavalt selle infot selle kohta, et milliste mikroorganismidega meil ettevõttes probleeme on, sest isegi nii robustne ja lihtne näide nagu, et gram-negatiivsed ja gram-positiivsed mikroorganismid, et nendel võivad olla nii-öelda erinevad resistentsusmehhanismid ja nad on erineva kemikaali taluvusega. Ehk tegelikult see, mida ma olen palju rääkinud oma koolitustel, et ettevõtted peaksid ikkagi oma seda mikrobiotat nagu tundma, mitte ainult seda, mis toidus on, vaid ka seda, mis pindadel on. Et täna on selleks ju laboratoorsed meetodid täiesti olemas. Et ettevõte on tõenäoliselt ikkagi see asutus, mis kõige enam teab oma toidust, kõige rohkem on infot selle kohta, millised on reaalsed tootmistingimused, millised on toidumaatriksid, milliste mikroorganismidega on olnud probleeme. Et kõike seda infot tuleb ära kasutada, et kui meil juba millegi spetsiifilisega on probleeme, et siis me võime ju mõelda ka selle peale, et kas need mingisugused spetsiifilised mikroorganismid ei ole meile mitte moodustanud biokirmeid ettevõttes või kas nad ei ole juba selle ettevõtte püsi mikrobiota osa. Nii, et tänapäeval on võimalik meil, kui me isoleerime tootmiskeskkonnast mikroorganisme, on võimalik meil koostada geneetiline profiil. Meil on võimalik
meil on võimalikud erinevad nii-öelda tegevused ettevõttes, näiteks tootmisetappide kaardistamine, niikuinii selline, mis on ettevõttes ju olemas. Sellest lähtuvalt me võiksime mõelda ka proovivõtuplaani peale, siis nende proovivõtuplaan hästi paika pandud ettevõttes ja eks see hästi paikapanek näitab ka seda, et me aeg-ajalt midagi tuvastame. Et siis on võimalik ju kindlaks teha ka need patogeenide või muude mikroorganismide potentsiaalsed reservuaarid ja nende edasiliikumine ettevõttes. Siis kuna meil on need tüved olemas, siis täna on võimalik teostada täisgenoomne järjendamine. See on tegelikult ju üldse koondnimetusmeetodites, millega määratakse nukliinhapete nukleotiidne järjestus kogu näiteks bakteri genoomi ulatuses. Ja see võib anda väga väärtuslikku informatsiooni. Näiteks täna on võimelised teatud spetsialistid siis selle informatsiooni alusel koostama tööstuses isoleeritud patogeenide geneetilise profiili ja siis kõige selle genoomi täisgenoomse sekveneerimise nii-öelda andmestiku analüüsimisel on võimalik ju selgeks teha näiteks ka, milliste kemikaalide suhtes on need tüved resistentsed, kui patogeensed või virulentsed nad on ja nii edasi. Tegelikult õnneks, et see valdkond on ülikiiresti arenenud ja kui siin rakendada koostööd, tahet ja neid õigeid spetsialiste, siis on võimalik, et ettevõtted võivad saada äärmiselt vajalikku informatsiooni. Esiteks nende püsivtüvede olemasolu kohta ja teiseks siis omakorda ka nende püsitüvede omaduste kohta. Nii, ma olen juba tegelikult neid probleemseid kohti siin maininud, ma ei hakka topelt seda tegema, aga võib-olla mõned asjad siin on nagu juurde tulnud, näiteks tihendid, pehmed ja kurunad päris selged, et kõik sellised kohad veel kord, kus on mingi kahjustus aset leidnud, et need on kõik soodustavad tingimused. Kuidas on võimalik biokirmeid tuvastada? Jah. Alustaks nagu sellest, et mina ei väida nagu seda, et selleks peavad olema mingid ulmelised meetodid. Et ka visuaalne vaatlus on tegelikult ülioluline sanitatsiooni efektiivsuse kontrollil. Et mõnikord me näeme ju selliseid niinimetatud musti alasid oma palja silmaga. Et hakkame sellest pihta kõigepealt ja siis VTT-s siin on ära toodud see Technical Research Center of Finland. Et seal on palju sellist uurimustööd tehtud. Nemad omal ajal, kuna ma käisin ühel koolitusel, see oli päris ammu juba, 10 aastat isegi tagasi, et siis nemad töötasid välja spetsiifilised kemikaalisegu, mida oli võimalik nagu siin rakendada ja siis nad kasutasid UV-lambi abi selleks, et detekteerida sellised niinimetatud biokirmete kohad. Tegelikult neid biokirmed, et sulle piisab sellest, et sul on orgaanilist ainet, et muuta nii-öelda tekitada efekt nende kemikaalide ja uue valguse koostoimel. Et see on üks võimalus, mida on võimalik kindlasti kasutada. Siis sellised klassikalised agar-kontaktmeetmed, Petrifilm mulle väga meeldib, aga kahjuks seda ei ole võimalik kasutada biokirmete kontekstis, et see ei tähenda nagu seda, et me ei saa üldse sellist proovivõtu võimalust kasutada, aga kui me ikkagi eeldame, et meil on tegemist selliste pindadega, kuhu võivad biokirmed tekkida, siis veel kord agar-kontaktmeetodid ei ole selleks kuidagi nagu sobilikud. Samamoodi need biotrace slaidid või hügikalt slaidid, millega me võtame pindadelt proove, kus me erilist füüsilist survet ju ei rakenda, eks ole. See on lihtsalt see, et see agar puutub kokku uuritava pinnaga, haaratakse kaasa need mikroorganismid, mis on suutelised tegelikult ütleme siis ennast nii-öelda lahti laskma, mitte kunagi ei saa me tegelikku olukorda teada. Aga omakorda selle kohta öeldakse ju, et mikroorganismid, mis kergesti agarilu üle kanduvad, need ongi kõige ohtlikumad seetõttu, et nad kanduvad ka kergesti toitu edasi. Aga siiski sellised erinevad agar-kontaktmeetodid biokirmete tuvastamiseks tootmiskeskkonnas mitte kuidagi ei sobi. Mida võiks siis rakendada? Ikkagi selliseid meetodeid, kus on võimalik mehaanilist energiat rakendada. Tampooni meetod selleks sobib ju väga hästi, et kui piisavalt siin
hoolikalt proovi võtta, mõeldes ka selle peale, et kui meil on tegemist niiske pinnaga, et siis me ei tohi niisket tampooni kasutada, vaid kuiva tampooni. Kui meil on tegemist kuiva pinnaga, siis me peame natuke eelnevalt seda tampooni niisutama ja kindlasti siis rajama piisavalt füüsilist energiat, et see proov tuleb hoolikalt võtta. Kui me mõtleme, et seal võiks olla nüüd näiteks mingi biokeerme, meil on EPS mass, me peame seda EPS massi läbima, et teistmoodi seda ei ole võimalik tehagi, kui nii-öelda hoolikalt seda pinda hõõruda. Ja sellisel juhul me kindlasti jõuame ka selle bakteri massini ja see biokeerme olemus tulebki siis välja sellest või me suudame detekteerida teda näiteks tavaliselt neid tampooni, mida näha on, mida võetakse konkreetse suurusega alalt, näiteks 100 ruutsentimeetri suuruselt alalt, kasutades mingit šablooni. See on arvu määramise meetod, eks ole, et me konkreetse suurusega alalt võtame proovi ja tahame teada, kui palju seal on mikroorganisme, mis nende kontsentratsioon on. Et loomulikult, kui tulevad siin ebanormaalsed kontsentratsioonid, sanktsioon on ju teostatud, et siis me võime kohe, et selline situatsioon ei saa teistmoodi tekkida, kui meil on juba näiteks välja kujunenud mingi biokeerme või siis meil on väga suured sanitatsiooniprobleemid olnud. Ja see sanitatsiooniprobleemi kindlaks tegemine, et see ei toimi normaalselt, on ju omakorda ülitähtis meie jaoks, et öelda, et kui sellised asjad aset leiavad ja veel mitte ainult ühel korral, vaid mitmel korral, et siis see kõik soodustab tegelikult biokeermete teket, mikroobide kuhjumist, kasvamist ja nii edasi. Nii et ütleksin, et kõik need meetodid, mis soovivad patogeenide esinemise uurimiseks, on head meetodid. Patogeeni uurimiseks ei sobi ainult need käsnad või steriilsed lapid, eks ole, vaid tegelikult ka tampooni meetod ja neid meetodid on võimalik omavahel kombineerida patogeenide tuvastamiseks. Ja siin ongi need näited nagu toodud. Et eks sellised tuleks ikka mõelda jah, jällegi ka selle peale, et need piirkonnad, alad, seadmed, kohad, kuidas iganes, mis sõnu me siin kasutame, mida raske puhastada, desinfitseerida, et need on ka tõenäoliselt need kohad, kuhu võivad biokeermed tekkida. Käsnameetod on väga hea, aga käsnameetodi puhul siis ka arvestada seda, et need otseselt või vahetult toiduga kokku puutuvad alad, et need reeglina kipuvad ikkagi pigem olema puhtad, et nendega ei ole nii palju probleeme. Jah, ettevõtte kontekstis nad on üliolulised, et nad oleks puhtad ja sealt tuleb ka proove võtta vaieldamatult, aga siis ikkagi mõelda ka selle peale, et mida ma eelnevalt ütlesin, et need nišid siiski kipuvad olema nende otseselt toiduga kokku puutuvad alade vahetult nendega piirnevad alad pigem. Ja jah, veel kord näide, et ATP meetodit ma ei maininud, et ATP meetod kindlasti on ka sobiv kasutada ja olen varasemalt rääkinud sellest, et kui ettevõte tahab enda enesekontrolli raames kombineerida teatud meetodeid, et need ei ole, et siis nendest nišidest võtta proove näiteks tampooniga, steriilse tampooniga ja kanda see näiteks kergesti kommertsiaalselt saadavas, nagu need Petri-filmid või agar kontaktmeetodid teised nagu hügikalt või biotrace slaidid või muud kommertsslaidid, et kõik on võimalik ju teha ja kui me tahame teada, kas tegemist on mikrobioloogiliselt musta pinnaga või mitte, et siis selline kombineerimine enesekontrolli toimingute raames on täiesti normaalne, et ei leia, et enesekontrolli raames peaksid kõik meetodid olema standardiseeritud, et enesekontrolli mõte on ikkagi see, et ettevõte teeb enda jaoks selgeks, et kõik see, mida ta rakendab, näiteks kas või sanitatsiooni, et see toimib. Et igasugused mida aidab mõelda, sellised meetodid ja võtted on siin lubatud. Nii. Ja ATP meetod on hea meetod, sellepärast et ta samamoodi võimaldab ju, ta on oma olemuselt ju tampooni meetod, eks ole, ja võimaldab, kui jällegi see proov võtta korrektselt, piisavalt hoolikalt pinda hõõruda, et siin on võimalik ka tuvastada kaudselt, me ütleme kaudseteks meetoditeks ikkagi lõppkokkuvõttes, et on võimalik tuvastada ka need probleemsed alad päris kindlasti. Nii, ja siis kõik see, kuidas biokeermid ennetada ja hävitada, ennetamine on vast nagu tähtsam. Väga öelda, et biokeermete ennetamiseks on vaja läbi mõelda, esiteks, nagu ma juba varasemalt ütlesin, need proovivõtuplaanid väga hästi ja teiseks, et sanitatsioon tervikuna peab ettevõttes hästi toimima. Kõik need hügieenitsoonid ja kõik muud nähtused, mis sellega seonduvad, omaette pikk jutt,
tootmishügieeni koolitusel oleme sellest ju palju rääkinud, et kõik see info on ülioluline. Harjad võivad olla selle teemal isegi minuga vaieldud, et mina väidan seda, et kriitilistel pindadel tuleb kasutada harju ja need harjad peavad sobima, selleks töö peavad olema kergesti pestavad ja desinfitseeritavad, mitte ära unustada, et kui see harjade sanitatsioon ei toimi efektiivselt, et siis tegelikult need harjad tõesti ehk töövahendid kujunevad ise saastajateks. Ja seetõttu probleemiks nad kujunevad ainult siis, kui me ei suuda neid korralikult saneerida. Aga vastasel juhul on nad meil hädavajalikud teatud pindade efektiivseks puhastamiseks ja minu kindel nii-öelda arusaamine on nagu see, et kriitilised pinnad, sellised, kus me eeldame, et nad peavad olema ilmtingimata mikroobivabad, eks ole, ja kus desinfitseerimine saab ju ka toimida ainult siis, kui eelpuhastustoimingud on väga hästi teostatud. Et seal harjade kasutamine on häirik minu arvates, aga omaette harjade erinevate seadmete, erinevate pindadele perioodiga. Selline elementaar ja kaasas käib. Siin on lihtsalt toodud näited, eks ole, et millised harjad sobivad ja millised mitte. Spetsiifilistele nähtustele, eks ole, trapid kaasa arvatud on siin ära toodud, eks ole, et siin just nimelt selle nii-öelda pikemad vared harjal siin, et rakendada rohkem seda mehaanilist energiat. Ja põrandad peavad olema terved, loikudeta, ei tohi koguneda sinna liigselt mustuse jääke. Sanitatsioon peab tagama selle, et põrandad on ikkagi nii puhtad kui võimalikud. Kui saneeritakse liigniiskeid põrandaid, siis on ju selge, et see töölahuse kontsentratsioon langeb. Kui töölahuse kontsentratsioon langeb, ükstapuha millist kemikaali me kasutame, siis on ka päris selge, et organism ei suuda hävitada sellise efektiivsusega, nagu seda vaja on. Ja veel kord näide nagu nendest harjadest, eks ole, siin on kanalisatsioonitrappide puhastamine, tõsiselt ette võetud ja teostatakse seda nii nagu muudki, muude pindade puhastamist hoolega, läbi mõtestades, mida me teeme ja mida me kasutame selleks. Ja kõik need, siin on lihtsalt mul toodud tootmishügieeni koolituses mõned näited nagu juurde, et roosteras on üldjoontes väga hea materjal, eks ole, teda on ju kerge pesta, desinfitseerida. Siis põrandad, epoksiidkatted on väga head, nad on hästi puhastatavad, desinfitseeritavad. Põranda nii-öelda kate võiks üle minna seinale, eks ole, et ei tekiks selliseid tüüpilisi peitekohti mikroobide jaoks või selliseid alasid, mida on väga raske puhastada. Siis kanalisatsioonitrappide on samavõrd tähtis kui muu põrandapinna puhastus, et seda poolikalt nagu teha. Harjad ja muud töövahendid peavad saama korralikult pestud, desinfitseeritud, nad ei tohi kusagil suvaliselt vedeleda ette võttes. Ei ole ka mõtet neid kappe ära peita, mis on umbsed ja võivad omakorda teatud tüüpi mikroorganismi põhjustada, vaid nad peaks olema õhurikkas kohas kusagil seinale spetsiaalsetele hoidjatele kinnitatud. Elementaarinfo, värvikoodiga harjad, erinevate harjastega, erineva tugevusega, kas vartega või ilma, lahti võetavad, näiteks kui on vartega, selleks, et kasutada seda desinfitseerimis kontekstis selles viimases etapis seda sissekastmise meetodit, kus töölahuses hoitakse neid harju pigem kauem kui lühema aja. Nii et korrektse sanitatsiooni olulisus on üldis. Ma ei hakka sellest liiga pikalt täna rääkima, aga biokirmete ennetamiseks on see ülioluline. Ja desinfitseerimisainete regulaarne rotatsioon, et sellest on ka kirjutatud selles teabematerjalis, et mida ta siis endast kujutab. Lihtsalt selgitatuna see tähendab seda, et kuna ka biokirme kontekstis, me ei pea ainult biokirmest rääkima, ettevõttes on erinevad mikroorganismid. On riknemist põhjustava mikrobiota, esinevad olla tingimuspatogeenid või patogeensed mikroorganismid, gram-positiivsed, gram-negatiivsed ja nii edasi, kuidas neid liigitada veel. Osad on alofiilid, teised on nii-öelda termofiilid, psühhotoksid ja nii edasi, et neid on võimalik klassifitseerida väga erinevalt. Aga põhimõte on selles, et alati toidukäitumisettevõttes on tegemist erinevate mikroorganismi tüüpidega. Seega iseenesest juba mõelda selle peale, et kuna
need teatud desinfitseerimisained või desinfitseerimisained toimivad ikka paremini kas gram-negatiivsesse või gram-positiivsesse biootesse, et siis rotatsioonis teatud teist tüüpi teise toimemehhanismiga desinfitseerimisainete kasutamine on hädavajalik. Et mõnes ettevõttes seda tehakse niimoodi, et see on nädalapõhine. No muidugi see on väga erinev ettevõteti, et osades ettevõtetes ma olen ettevõtetega ju ühenduses olnud ja nende probleeme kuulnud ja on osad ettevõtted, kus toimib väga hästi. Et siis minu teada on toiminud väga hästi nendes ettevõtetes, kus see rotatsiooni põhimõte on ammu kasutusel. Ja rotatsiooni põhimõte võib tähendada ka, et seda teist tüüpi sanitatsioonivahendit kasutatakse kas või kord nädalas. On mõned ettevõtted, kus seda tehakse iga päev. Et sellise selektsioniskeemi kuulubki kaks erineva toimega nii-öelda kemik. Ja mõte on seesama, et neid erinevaid organisme paremini hävitada või kui näiteks pikemalt kasutada mingit kemikaali, et see ei ole nagu nii, et iga päev kasutame erinevat tüüpi kemikaali, et siis mõelda nagu selle peale, et see resistus kujunebki kergemini välja sellisel juhul, kui mikroorganismid puutuvad selle konkreetse kemikaali alakontsentratsioonidega kokku. See on lihtsalt üks näide. Et nüüd, kui nad juba tundma õpivad seda kemikaali, eks ole, et mikroorganismide puhul kõiki sõnu kasutada ei saa, mida kasutan, aga siiski, et siis teine kemikaal, mida rotatsioonis kasutatakse, on hoopis teise mehhanismiga, suudab omakorda neid juba võib-olla mingi määral resistentseks muutunud mikroorganisme tootmiskeskkonnast efektiivsemalt hävitada. Need on need päris üldised põhimõtted, mis kindlasti valed ei ole. Ja nagu ennevalt ütlesin, et teha jõupingutusi selleks, et seda liigniiskust vältida. Liigne vesi tuleb eemaldada pindadelt. Mõned pinnad võib olla niivõrd olulised, et tuleb mõelda ka, et kuidas on võimalik neid kuivatada. Desinfitseerimisained on väga erinevaid, on see, mis on kiire toimega, neid nimetatakse oksüdeerijateks eelkõige. Ja oksüdeerijate puhul on see vast kõige olulisem info, et nende puhul peab olema pind, et nad toimiksid efektiivselt, peab olema see pind hästi puhas. Ja stabiilsete ühendite puhul tegelikult on see sama reegel muidugi, kuid natukene vähem kehtib, ütleme siis nii, et see, kus toimeaeg peab olema pikem, eks ole, et me eeldame, et neid võib-olla väga puhtaks nii kergesti ei saa, et siis pigem kasutada neid stabiilsemaid ühendeid. Ja need pakmeefekt puudutatakse väga erineval moel, et siin on üks kõige robustsem näide toodud, kus perforeeritakse raku kesta, eks ole, või lõhustatakse see õigemini või kahjustatakse piisavalt, et neil on erinevad kemikaalid on võimelised seda tegema, kuid ega see on ainult üks võimalikest mehhanismidest. Teada saada, milline on minu ettevõtte mikrobiota, millised mikroobid domineerivad, selle põhjal on võimalik siis teha ka valikuid kemikaalide, pesu- ja desokemikaalide suhtes. Aga kuna see on nagu tootmishügieeni lahutamatu osa, et siis ma täna sellest liiga pikalt ei räägi. Väga palju teadvustust on selle kohta, et millised, suhteliselt palju, võib-olla mitte väga palju, aga kui hakata sorteerima, et millised on teadusartiklid, et siis me sageli näeme seda, et need väga paljud katsed on tehtud laboritingimustes, nii et võtavadki olla. Üks asi on laboringimus, teine asi on tootmistingimus. Ja siiski selline üldine info selle kohta näiteks, et millised desinfektandid võivad olla salmonellade suhtelised. Üks näide lihtsalt, kus Corcon ja teised autorid aastal 2014 uurisid naatriumhüpokloriti, naatriumhüdroksiidi ja benzalkoonikloriidi aktiivsust varajase ja küpse salmonella bio suhtes. Salmonella biokirme seetõttu, et see oli kasutatud salmonella tüvesid siin. Et veel kord laboritingimus. Leiti, et kõik 3 toimeainet vähendab elujõuliste salmonellade arvu, aga ainult naatriumhüdroksiid põhjustas varajases tekkestaadiumis biokirve hävitamise. Lõppkokkuvõttes leiti, et on väga suur vahe, kas on tegemist nii-öelda varajase, keskmise või küpse biokirmega. Ja kokkuvõttes leiti, et 48 tunniste ja 168 tunniste biokirmete vahel on väga olulisi erinevusi. Nii et naatriumhüpokloridil ja benzalkoonikloriidil on väike efektiivsus näiteks betoon tekkinud salmonella biokirme vastu. Ja et ükski 3 uuritud desinfektsioonivahendist ei olnud võimeline likvideerima seda täiesti küpset biokirmet. Nii et see on hea näide nagu sellest, et kui biokirme on välja kujunenud täiel määral, et siis loota, et mingi kemikaal seda puhtalt teeb, on naiivne. Et seal tuleb rakendada muid energialiike ka, näiteks mehaanilist energiat ja seejärel kombineerituna siis juba loomulikult seda kemikaali toimet.
Kvaternaarsed ammooniumühendid on ju palju kasutusel, eks ole, nad on stabiilsed, aktiivsed, madala toksilisusega ühendid. Nad on efektiivsemad gram-positiivsete bakterite, pärmide, hallituste ja lipiidi sisaldavate viiruste vastu ja on teada, et see nende toime väiksem gram-negatiivsete bakterite, endospooride ja bakteriofaagide vastu. Ja teatud tüüpi need kvaternaarsed ammooniumühendid on efektiivsemad. Bikvat on näide siis varase põlvkonna nendest kvaternaarsete ammooniumühendite puhastusvahendites, mida on toiduainetööstuses laialdaselt kasutatud. Ja jällegi siin üks uuring, mis teostati 2019. aastal, leidis, et teatud kontsentratsiooniga Bikvat oli efektiivne listeeria monotsütogeenese hävitamisel, kuid näitas siiski suht piiratud efektiivsust ja salmonellutes. Ja biokirmete vastane efektiivsus on ikkagi tõendatud eelkõige modifitseeritud ehk happeliste kvaternaarsete ammooniumühendite puhul. Ja siis näiteks peroksoäädikapp ehk peräädikapp, lühendatult on sageli ju kirjanduses PAA lihtsalt toodud, on oksüdeerivate omaduste klooriga võrreldes märkimisväärselt just nimelt efektiivsem biokirmete vastu, et seda on paljudes teadusartiklites nagu mainitud. Ja tal on suhteliselt lai toimespekter, toimib ka näiteks bakterite, pärmide ja seente vastu, laguneb kahjututeks ühendiks, järelikult on keskkonnasõbralik ja siis on öeldud, et üldiselt tohiks kasutada peräädikappi üle 200 ppm kontsentratsioone. Seal on loomulikult aga ka see, et need võivad hakata pindadele kahjulikult mõjuma. Aga üldjoontes kemikaalitootjad ütlevad ikkagi ära, millises kontsentratsioonis neid kasutada. Muuseas, tahan kindlasti veel meelde tuletada nagu seda, et need tuleks ikkagi pidevalt teha selliseid tõendustegevusi selleks, et tõendada, et need konkreetsed kemikaalid on piisavalt tõhusad. Eks nende tõhususe kontrolliks toimuvad väga hästi just nimelt need klassikalised mikroobide kontsentratsiooni määramise testid pindadel. Ja kui nähakse, et need ajas hakkavad nagu need mikroobide arvukused pindadel suurenema, just nimelt nende analüüsi tulemustena, eks ole, me näeme seda siis, et siis mitte ei oleks õige koheselt välja vahetada toimeaine või kemikaal, vaid eelkõige üritada esmalt selle kontsentratsiooni tõsta. Aga ükskord on ikkagi see piir nagu tõenäoliselt ees ja siis tuleb ta ka tõenäoliselt välja vahetada see pesukemikaal või desinfitseerimisaine. Nii, ja siin selles uuringus, mida ma hakkasin rääkima, siis, et see peräädikappe oli võimeline siis vähendama tõhusalt listeeria monotsütogeenese Escherichia coli arvukus praktiliselt tuvastamatule tasemele. Ehk siis mõlema patogeeni kontsentratsioon vähenes rohkem kui 6,5 lokühikut. Lokühikutes sageli ei saada aru, aga ma olen siin toonud ühe näite, et ühe lokühiku võrra langus tähendab tegelikult 10-kordset bakterite arvukuse langust. 2 lokk on juba 100-kordne, eks ole, nii edasi, et me saame aru, mis need lokkühikud siis nagu tähendavad. Ja peräädikappel on palju eeliseid, aga see ei tähenda nagu seda, et oleks ainus desinfitseerimisaine, mida kasutada. Vesinikperoksiid, info selle kohta, et on samuti leitud, et on suhteliselt toimekas olnud ka biokirmete vastu ja on toodud siin mõned teadusena, aga ma ei hakka kõike seda nagu ette lugema. Siin Ühendriikides on kasutusel olnud sellised konkreetse nimetusega tooted nagu Sterilex ja Decon 7. Nende suhtes siis ka viidi need katsed nagu läbi. Et mida kokkuvõttes võib öelda, et toimib tegelikult küll päris hästi. Ja siis jah, et siin oli üks eraldi uuring mul välja toodud, Rameshing aastal 2002 juba teostatud. Ja uurimustöös testiti erinevaid desinfitseerimisvahendeid, mis sisaldavad siis neid kvaternaarsed ammooniumühendeid, naatriumkloritit ja hüpokloritit. Uuriti seda just nimelt salmonella vastu toimes ja siis nad eriliselt valmistasid selle pinnaga nagu ette. Nii et tegemist oli sellise salmonella tüvede seguga. Erinevad salmonella sööratüübid olid siin esindatud, nagu te näete ka, Typhimurium, Thompson ja Berta ja nii edasi. Ja leiti, et efektiivsemad olid naatriumkloritit sisaldavad desinfitseerimisvahendid, sest salmonellade kontsentratsiooni vähendada
4–5 lokkühiku võrra. Nii et see on päris hea toime. Nii et sellised uuringud on veel leida kloordioksiidi kohta. On öeldud, et kloordioksiid on efektiivselt eemaldunud biokirmi isegi väga raskesti puhastatavates seadmetes. On öeldud, et kloordioksiid ei reageeri biokirme EPS-kattega, järelikult tema jõud ei lähe seal kaduma ja seetõttu on ta võimeline tungima biokirme kestast läbi ning hävitama biokirme koostises olevaid bakterirakke efektiivsemalt võrreldes mõne teise kemikaaliga. Osoon, osoneeritud vesi, selle kohta on küsimusi palju olnud, et ettevõtetes ju kasutatakse, vähemalt mõnedes ettevõtetes kasutatakse parema efekti saavutamiseks osoneeritud vett. Iseenesest osoon on tugeva tõestatud antimikroobimiga aine, mida saab kasutada bakterite, seente, viiruste, algloomade ning bakterite ja seente eoste vastu. Ja osoon on võimeline hävitama eelkõige siis üksikuid kinnitamata spoorideta mikroobirakke, kuid biokirmete vastane toime ei ole kindlasti sama efektiivne, see on päris selge. Siiski tuleb toonitada seda, et paljud uuringud kinnitavad osooni, kaasa arvatud osoneeritud vee võime hävitada mikroobirakke kui ka biokirmeid, et siis eks need biokirmed peavad olema sellisel juhul selles algarengustaadiumis, et siis on võimalik neid tõenäoliselt hävitada. Et päris juba välja kujunenud biokirmed, temast meile saa lahti märkimisväärselt efektiivsemate nii-öelda toimeainetega, kui on selleks osoon. Nii et see osoneeritud vesi seda kindlasti teha ei suuda. Veel on neid uuringud olnud näiteks listeeria suhtes, et siin näiteks aastal 2012 üks uurimisgrupp leidis, et benzalkooniumkloriidi toime säilimiseks oleks desinfitseerimiskeen vaja täiendavalt kasutusele võtta etanooli ja vesinikperoksiidi põhiseid desinfitseerimisaineid. Et see on lihtsalt näide nagu sellest, et kus see rotatsiooni põhimõte nagu toimib väga hästi ja on toodud ka konkreetsed näited, et millised need erinevad tüüpi desinfitseerimisained võiksid lisaks olla näiteks selle benzalkooniumkloriidile, mida suht palju kasutatakse tööstustes. Ja mul on ära selgitatud siin ka, mida see rotatsioon tähendab, aga ma olen ka teile juba selle ära selgitanud. Ja siis listeeria monotsütogeenese biokirme, et millised need efektiivsed toimeained oleks, et on leitud, et näiteks et suhteliselt efektiivsed on peräädikappe, happelised kvaternaalse ammooniumühendid ja ka vesinikperoksiid ja mitte ära unustada siis, et rotatsiooni põhimõtet. Ja kui tahta lugeda edasi listeeria monotsütogeeneses, siis on hästi palju selliseid huvitavaid artikleid välja antud. Et üks, mida ma näitena toon, mida ma ei hakka siin ette kandma, aga kõigil on võimalik seda ise lugeda, et kus on väga selgelt välja toodud listeeria monotsütogeenese võimekus biokirmeid moodustada. Et see on lihtsalt üks näide sellest, et listeeria suhtes õnneks on väga palju teaduskirjandus avaldatud ja väga sellist ka adekvaatset teaduskirjandust. Mitte ära unustada, et meil on kindlasti tulevikus kasutusel ka ensüümi- ja faagipreparaadid, need juba täna on kasutusel kindlasti, aga eriti faagipreparaatide puhul Euroopa Liidus antud hetkel veel sellist rohelist tuld ei ole. Ameerika Ühendriikides neid kasutatakse päris tiivselt, näited nagu toodud, mis on tunnustatud siis FDA ja USDA poolt ka krassühenditeks ja mõned nimetused on mul siin allpool ära nimetatud. Et ma väidan seda, et Euroopa Liit sellest kuhugi ei pääse. Bakteriofaagi preparaadid on efektiivsed, nad on meil kindlasti tulevikus kenasti kasutusel, aga samas selline ettevaatusprintsiip, mis tuleb ka näiteks sellest, et kui kiiresti võib mingi resistentsus välja kujuneda, kuna väga palju erinevaid tüvesid kasutusel ja tootmiskeskkonnas kindlasti on väga palju erinevaid tüvesid ka ringlemas, et siis võrd efektiivsed need preparaadid on ja kui kaua nad suudavad seda efektiivsust säilitada, see on see põhiküsimus praegu olnud Euroopa Liidu kontekstis, et miks mitte lubada neid kasutada sanitatsiooniskeemides. Aga tuletaks meelde need põhiasjad veel lõpetuseks, et lõppkokkuvõttes ennetamine ei olegi nii väga mingi ulmeline nähtus. Mõtleme selle peale, et biokirmed tõesti võivad tekkida suhteliselt lihtsalt tootmiskeskkonda, järelikult siis üks põhiline asi, mida me peame hästi tegema, on sanitatsiooni läbiviimine.
ja selleks on vaja meil töötajate motivatsiooni. Kui see motivatsioon on kõrge, töötajad teevad hoolega oma tööd, meil on mingid standardsed töövõtted välja kujunenud, mida tuleb rakendada, siis sellega me saame pinnad hästi puhtaks. Puhas pind on eduka efektiivse desinfitseerimise nagu aluseks. Siis kindlasti mõelda, et veetemperatuurid oleks õiged, et kemikaali kontsentratsioon oleks õige, et piisav kontaktaeg oleks, et pigem natukene pikem kui lühem, kõik muud asjad ja nagu ma ütlesin, et ettevõte võiks ka tunda seda mikrobiotat, mis seda tootmishügieeni ettevõttes mõjutab. Nendest asjadest lähen mööda, aga siin on üks näide, kus nii-öelda ka termiliselt on võimalik mõjutada pindasid. Loomulikult ega see seade ei sobi igale poole, seda nimetatakse dry ice blasting, et ma eesti keeles nimetasin seda kuivjääpuhuriks. Põhimõtteliselt selle biomassi külmutab ära, siis on võimalik seda biomassi kergesti nagu eemaldada, aga veel kord, et tore, et sellised asjad olemas on ja tore, et neid teatud kohtades kasutada saab, aga kindlasti nad sobivad ainult valitud pindadele. Nii et mis ma siis kokkuvõtteks võtan biokeermed toidutootmiskeskkonnas? Väidan seda, et toidukäitlejal peavad olema teadmised biokeerme tekke põhjustest, nende tuvastamise võimalustest, hävitamisest ja tekke ennetamisest. Biokeerme võib sobilike tingimuste korral tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul ettevõtte pindadele. Algselt mittepatogeensetes mikroorganismides moodustunud biokeerme pakub soodsaid võimalusi patogeensete mikroorganismide peitumiseks ja kasvuks. Et veel kord, et patogeenid on väga teretulnud biokeerme kooslusesse. Biokeerme ennetamiseks on oluline varajane toidujääkide kogunemiskohtade ja kahjustunud pindade kindlaks tegemine, loomulikult koos siis vajalike korrigeerivate tegevustega. Puhastuse taseme kiireks määramiseks saab kasutada näiteks ATP meetodit, mis sobib niinimetatud biokeermete kaudseks tuvastamiseks. Puhastamine, desinfitseerimine peab olema teostatud alati nõuete kohaselt. Ka süvapuhastus ehk inglise keeles deep cleaning peab olema regulaarne ning selle sagedus peab põhinema ettevõtte poolt läbi viidud riskihinnangule. Ja siis tootmisalade füüsilisel eraldamisel, kus madala riskiga hügieenitsoonid on kõrge riskiga hügieenitsoonidest selgelt eraldatud, on väga suur mõju nii puhtuse peale toodete ohutusele, eriti kuumtöötamise järgses tootmisalas. Efektiivsed kemikaalid võivad olla näiteks happelised kvaternaalsed ammooniumühendid, peredikappe ja kloordioksiid. Ja rõhutan siin siiski, et ei piisa vaid nendest biokeermete hävitamiseks, vaid niinimetatud keemilisest energiast täiendavalt tuleks kasutada ka näiteks mehaanilist energiat või mingit muud energialiiki. Täiendava mehaanilise energia kasutamine, näiteks pindade harjamine on otstarbekas eelkõige kõrge riskiga hügieenitsoonides masinatel ja pindadel, mis otseselt toiduga kokku puutuvad. Me lihtsalt ei saa neid harjusid, mõelgem nüüd suurettevõtete peale, et me ei käi selle harjaga igal pool ringi, et eks need kriitilised kohad on ikka kõige olulisemad. Ja koristusvahendid peavad olema värvikoodiga ehk rakendatavad vaid kindlaks määratud pindade puhastamiseks, kindlaks määratud seadmete puhastamiseks. Ja koristusjärgselt tuleb nende töövahendite, koristusvahendite pesu ja desinfitseerimine tagada, et see oleks efektiivne. Rotatsioon, millest ma rääkisin, on oluline. Seadmete hankimisel tuleb tähelepanu pöörata ka seadmete hügieenilisel disainile ning seadme pinnamaterjali omadustele nagu puhastatavus, vastupidavus kemikaalide suhtes. Biokeermete ennetamisel on oluline kinni pidada sanitatsiooni standardsetest töövõtetest ning sanitatsiooni efektiivsust siis pinnaproovide analüüsimisega regulaarselt hinnata. Teadmine, et biokeermed võivad pindale tekkida suhteliselt lühikese aja jooksul, peab olema aluseks ettevõtte sanitatsiooniprogrammide planeerimisel ja rakendamisel. Ja biokeermete tekke vastane võitlus peab olema pidev ning fokusseeritud eelkõige siis ikkagi probleemide ennetamisele. Nii, ja siis sõltumata arvustest, mida biokeermetest üldse räägitakse, et biokeermetest tegelikult levib, nagu ma olen ammu seda slaidi näidanud, et ega see siiamaani on tegelikult tõsi, et on kaks eri arvamust, väga üldiselt, eks ole, kaks eri arvamust.
et ühe arvamuse kohaselt on biokirme tekkimisest arusaamine lahenduseks kõigile tootmishügieeni probleemidele. Noh, ma võib-olla täiendaks seda, et tekkimisest arusaamisest on nagu võib-olla vähe, aga üleüldse see kõik, mida me täna rääkisime, pluss see materjal, mida me teabematerjali oleme avaldanud, et see on oluline selleks. Ja on kindlasti grupp inimesi, kes ei usu mitte midagi. On ju neid inimesi, kes ei usu, et viirused on olemas, rääkimata siis listeeria monotsütogeenesest. Et teise arvamuse kohaselt on biokirme tähtsus toiduainetööstuses selgelt ülepaisutatud ning pole kindel, et biokirmed üldse eksisteerivad. No võtame siis asjad kokku, et kuidas siis mõlemale tootmishügieeni kontekstis nagu selgeks teha, et mis on oluline, mis mitte. Ehk võime siis öelda nagu seda, et nendest erinevatest arvamustest hoolimata ma usun, et kõik mõistavad seda, et kui tootmispinnad jäävad sedavõrd puhastamata, et neile jääb piisavalt orgaanilist ja anorgaanilist ainet, kasutavad näiteks mikroobid seda toiduna ning mida kauemaks jäävad pinnad puhastamata, seda raskem on nende efektiivne puhastamine või näiteks kui sanitatsiooniskeemides on tehtud vigu, kasutatud näiteks mustade pindade loputamiseks liiga kuuma vett ja nii edasi, kus on võimalik valkude koguleerumine ja nii edasi, et siis kõik need sellised robustsed vead omakorda põhjustavad meile selliseid hästi raskesti puhastatavaid pindasid, kõik need väga raskesti puhastatavad pinnad, kus mustuse tüüp, teatud erinevad mustuse tüübid on esindatud, on suurepäraseks suurepärasteks aladeks selleks, kus mikroobid hakkavad paljunema ja kohanema ka tootmistingimustega. Nii et tänan tähelepanu eest.